Tere, head sõbrad! Käes on ilmselgelt september ja olgugi, et päike paistab, siis ei ole nii soe, nagu võib-olla visuaalne pilt võib välja näidata. Me oleme tulnud Noblessnerisse sellepärast, et siin toimetavad tegusad Eesti noored, tursked ja vägevad insenerid, kes on valmis ehitanud seadme, millega saab vee peal, kuidas öelda, lennelda või klisseerida või foilida. No selline see võiks siis välja näha. Mina ütleks midagi positiivset ka. Kalipso on alati siuke, mis tõvab ilusti saledaks alati. See on küll. Ma ütlen ausalt, sa pole nii ammu jälle siin on ikka, vormi ajamist on näha, et on suvel tehtud korralikult. Ma lähen liugleni, klisseerin nii, et seda nägu. Ma võin alustada tegelikult. Tegelikult me võiks sinust teha surfilaua. Just! Hüppa peale, sõber! Kus su propeller ainult on? Tere, Andres! Sina hakkasid 2 aastat tagasi siis seda asja sisuliselt välja mõtlema, jah? Mis see siis täpsemalt on? Ma ütleks, et see ongi supilaud steroididel. Maailma esimene elektrifoil, mis mahub seljakotti. Sellisesse seljakotti? Yes! Piret on hea väike seljakott sul. See on ju... Piret mahuks ka sinna sisse. Suurune, jah. Kuidas ta siis töötab? Mis asi see siis täpsemalt meid sinna vee peale liugnama paneb? Sul on käes pult, kus sa saad anda siis gaasi. Ja mida rohkem see gaasi annad, seda suurem kiirus sul tuleb sisse ja miks siin all on tiivad, ongi selle jaoks, et sa hakkad liuglema tiivade peal. Eks kui sul näiteks on laineline ilm, siis sa liugled lainete kohal ja üldse ei plärise mööda vett, vaid lihtsalt liugled. Kui kiiresti see masin sõidab? 35 kilomeetrit tunnis. Vana raisk, vabandust. Võrdlemisi valus. Ma ei ole elus sükst asja kasutanud. Lähme teeme ära. Ma arvan, et ma lähen kohe peale, ma teen perfektselt asja ära. Ühesõnaga, meil on siis nüüd plaan niimoodi, et igaüks meist õpib natuke aega ja siis on ka kohe võistlus. Kaalupiirang ka või? See suur laud peaks, mina olen sõidnud 2 me olime umbes 135 kilo kahe peale kokku. Peaaegu sama palju kui Robis. Algus tundub lihtne! Väga tubli oled! Ossarats! Tubli, Robi! Oi, millimallikad! Nad tulid ka vaatama, kuidas Robert sõidab. Hakkasid üles. Sõbrad, aga siin ei ole praegu küll mitte midagi vaadata. Oi, kurat! Miks sa väsinud oled? Ma ütlen, see pea ja ronimine nii raske. See on raske või? Ja ma sai haiget ka. Äkki on asi selles, et see treenitud kõht ikkagi ei ole nii treenitud. Võib-olla sain kõhuga sain ka haiget. See endale. Kõht on vastu nägu. No nii, meie armas Piret on nüüd valmis minema ja näitama, kuidas päriselt sõitmine käib. Pärast seda, kui Robi üritas ja kuuldavasti tegi seda suurepäraselt. Kas vesi on külm või? Nii, on Piret üleval, näed? Koba ja juba üleval! Ja see on juba päris hea. Ta otsib tasakaalu. Tõstab nüüd õrnad kiirust. Ja kõik, praegu kõik. Tere, Piret! Tere, Piret! No, roomupall! Ärge rääkige muga. Ma olen nii vihane. Sa oled vihane? Keed mille peale? Ma olen nii närvis, et see kuradi laine on ja ei tule. Mina olin väga rahul sinu sooritusega. Aga räägi mulle nüüd kõige tähtsamast asjast. Kriipsetuš on laiali või? Ei, mitte seda. See ei olnud see tähtis asi. Et kas vesi on külm, jah? Jubedalt nagu võbiseb jürikene, aga no edu sulle. Kuidas seda keerad? Täpselt nii keeradki, Jüri. Ja ära kaugele mine. No. Jürikene, see oli nagu päris juba ju. No. Ja. Kuidas vesi on? Nüüd laseb nagu noor kits vee kohal. Ja. Ei oska. Meil vanasti oli ikkagi natuke lihtsam. Tuult ei olnud ja ei olnud väga laineid.
Kas küsin kohe küsimuse ära või ootame natukene? Mis sa küsid? Kuidas vesi oli? Jumal mõnus. Kõik on nii mõnus, ma ei tahtnud üldse tagasi tulla. No see näha oli, et... Õrna aimugi, kas ma üldse sain püsti või saad. Said küll. Omal oli nii tore. Nüüd on siis lõpueitlus. Tähelepanu! Valmis olla! Start! Oi, väga hea, väga hea! Hoia, hoia! Oho, väga hea! Siin ei tea keegi, kes võidab. Siis me on kõik lahtine. Match later. Sinna poole läks vist päris okei. Siia poole ta praegu ei jõudnud mind üles saada. Et ühesõnaga, nagu te näete, mul ei valmistanud ka raskusi tagasi stardi või finišijooneni jõuda. Nii et ma jään päris rahul ja ma tõesti soovitan proovida, sellepärast et see on väga omapärane kogemus. Tere! Kuidas läks? Kuule, väga hästi te jagasite Jüriga esikohta. Jagasime või? Ja tõenäoliselt me võime nüüd minna tagasi Piret stuudiosse. Robi ei ole kindel, kes jõuabki tagasi. Ei tea.